Sudaanis ütleb armee, et nad on pärast kokkupõrkeid kiirtoetusjõudude, RSF ja liitlasvõitlejatega Sinise Niiluse piirkonnas tagasi vallutanud strateegilise ala Etioopia piiri lähedal. See samm järgneb sellele, kui RSF-ga seotud jõud vallutasid märtsi lõpus lähedal asuva Al-Karmuki, avades Sudaani lõunaosas uue rinde. Võitlus süvendab ka pingeid Etioopiaga pärast seda, kui Hartum süüdistas Etioopiat hiljutistes droonirünnakutes osalemises, mida Etioopia eitab. Sõda Sudaanis on juba sundinud üle 11 miljoni inimese kodudest lahkuma, tekitades ühe maailma rängima humanitaarkriisi. Olen tagasi siin stuudios koos Shiriga. Shiri, ma tean, et meil on palju rääkida sellest, mis Sudaanis toimub, aga vaatame ka, mida see piirkonnale tähendab. Mida see tähendab Iisraelile? Sest liitumiskõnelused, et Sudaan liituks Abrahami kokkulepetega, olid peatatud seoses kodusõjaga, mis seal praegu toimub. Kui sõda venib edasi, siis milline võiks välja näha Sudaani ja teiste piirkonna riikide tuleviku suhted? Ma ei usu, et normaliseerimine oleks praegu päevakorras. Samal ajal käib riigis kodusõda. See on esimene asi. Iisrael ei ole seisukohta võtnud. Olukord on keeruline, väga keeruline, sest igal osapoolel on piirkondlikud vastased. Oluline on mõista, et kujunemas on liit Iisraeli, Araabia Ühendemiraatide, Etioopia ja Somaalimaa vahel, mis on väga huvitav. Nagu vaatajad ilmselt teavad, toetavad Araabia Ühendemiraadid väidetavalt Hometi kiirtoetusjõude. Teate, see on lihtsalt teine pool ja põhimõtteliselt on riik taas kaheks lõhestatud. See on väga delikaatne olukord samal ajal, kui Egiptus, Saudi Araabia ja Katar on teisel poolel ning Türgi müüb väidetavalt relvi mõlemale poolele. Nii et siin peame me tõesti olema väga ettevaatlikud. Ma arvan, et nagu Iraanis, nagu Iisraelis, nagu ka teistes kohtades on enamik inimesi, kes teate, kõige rohkem mõjutatud on need inimesed, kes kannatavad selle võimuvõitluse keskel, olgu see siis nafta, mineraalid või strateegiliste sadamate kontroll. See on väga tõsine olukord. Muidugi peame ütlema, et Araabia Ühendemiraadid väidavad samuti, et Sudaani armee on väga moslemi vennaskonnameelne ja ajab islamistlikku agendat. Ja selles väites on ka oma tõetera sees. Nii et Iisrael on vähemalt avalikult pigem kõrvaltvaataja rollis. Ma ei tea, kas seal toimub mingit koostööd, aga kui vaadata seda kasvavat liitu Araabia Ühendemiraatide, Etioopia ja Somaalimaa vahel, siis võiks eeldada või oletada, et võib-olla oleme ka meie mingil moel seotud. Ma ei tea. Huvitav analüüs. Sherry Frank-Crossman, aitäh, et olite täna minuga I24 News ingliskeelses stuudios. Aitäh! Aitäh, Siko! Teistest Sudaani uudistest tervitas paavst Leo Sudaani peaministrit Vatikanis, et pidada läbirääkimisi riigis käiva sõõ ja kohaliku kiriku rolli üle Sudaanis. Vatikan teatas, et mõlemad pooled rõhutasid kiireloomulist vajadust relvarahu järele, humanitaarabi andmist elanikkonnale ning dialoogi kõigi Sudaani osapoolte vahel, et lõpetada konflikt ja ehitada üles rahu. 30 Aafrika riiki kogunevad Keeniasse Aafrika-Prantsusmaa tippkohtumisele, sealhulgas Põhja-Aafrika juhid nagu Maroko kuningas ja Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi. Nädalavahetusel kohtusid Abdel Fattah al-Sisi ja Prantsuse president Emmanuel Macron, et arutada majanduskoostööd ja süvenevaid kriise kogu Lähis-Idas. Tänase tippkohtumise eesmärk on arutada võimalusi Prantsusmaa ja Aafrika riikide vahelise kaubandus- ja majanduspartnerluse tugevdamiseks.